Tervist, rahvas! Ei ole ammu näinud, ei ole ammu midagi teinud. Sellepärast, et ma käisin Norras kalal. Valmistasin ette ja kogu see värk ja mul oli tõsine plaan seal teha palju kalapüügi videosid. Aga praegu ma panen Norra soolase veega kokku puutunud varustuse kõik magedasse vette likku. Ma solgutasin nad juba Norras üle, aga no ikka veel. Ühesõnaga, sellist asja pole mul varem olnud. Nädal aega, mis me seal olime, 6 päeval oli tohutu tuul, vihm ja paadis kogu aeg niimoodi kõigud, mida sa seal filmid. Ja nagu ikka, võtan, et nii, nüüd ma filmin, kuidas teised püüavad. Filmin. Vibutavad, kala ei tule. Ja siis, kui kala tuleb, no siis ei ole mahti filmida. Nii et kalastusvideote tegemine on midagi muud kui kokandusvideote tegemine. Siin panen kaamera valmis ja hakkan lõikuma ja tegema ja kõik on korras. Aga jah, ja viimasel päeval, siis 7. päeval oli ilus ilm. Tuul jäi järgi, aga siis me püüdsime vähem, ajaliselt vähem, sellepärast, et vaja asjad kokku pakkida ja no siis ma sain filmida ka. Aga mingit materjali ikkagi on. Ja kes pole Norras käinud, ma olen ka omale igasugu varustust kokku ostnud. Sul ei lähe seal tegelikult suurt midagi vaja. Läheb sellist väikest lanti vaja, et püüda söödakala või siis fileekala, millest lõigata filee. Ja pärast läheb see filee, no seda ma videos ka näitan, sellise pommi ja pikameetrise jõhvi otsa. Ja niimoodi triibid ja tulevad korralikud kalad. Vot selline värk. Aga eile jõudsin koju. Pakkisin asjad lahti, kuna me palju kalu püüdsime viimasel päeval, need ei olnud veel läbi külmunud. Tegin juba ühe autoklaavitäie kala. Aga kuidas see reis meil siis kulges? Seda nüüd näetegi. Head vaatamist. Sõidame Norra kalale Läti sõpradega. Kõik ei ole lätlased. Siin on üks, räägib eesti keelt ka. Ja hakkame vaikselt reportaaži tegema. Oleme Tallinna sadamas ja järgmine pilt tuleb siis Helsingist. Teine meie auto lätlaste pundiga. Tere! Tere! Alcohol-control? Yeah. Alcohol no. Alcohol. Zero. Alcohol zero. Only fishing. Only fishing. Okay. Only fishing and eating and sleeping. Drinking. No drinking. No. Alcohol not for children and women. Yeah. Only strong men. Okay. Nüüd oleme Pasila raudteejaamas ja ootame, millal autot saab sinna vagunisse ajada. Väga mugav viis liikuda Norra kalale, mitte mööda maad, aga rongiga.
autod peal, jalutame rongijaama. Vagunid on taha hagitud, kohe läheme rongi. Nii, 201. Oh. 201, 202. Meie kupee, tšau. Käimins. Sosed. Ahah, sosed. Nii, selline kupee teisel korrusel. Vasila. Ne, și de snau, eu sunt cel de sunt Привет. Вы пare? Vets on kupees. Saame terved, da? Da. Me oleme siin. Jaa. No nii. Vetsuga kupee. Väga kihvt. No mis veel vaja? Jah. Nii, oda. Ma lähen välja, sa mine sisse. No nii, Aivar, kuidas kupee meeldib? Kuule, ideaalne. Natuke väike on, aga ei ole häda, kuule. Oleks võinud palju hullemini minna. Jah. Mis siin ikka, sätime end sisse. Selline Soome rong siis. Kui keegi pole sõitnud, tutvustame kupee juba nagu nähtud. Kahekorruseline, kõiksugu värgid, särgid on olemas. Sõidab kiirelt ja vaikselt. Nagu näete, rongis on ka dušš. Kuidas rongi vetsu uks lahti käib. Korralik suur lastele, ratastooli inimestele. Alumise korruse kupeed on avaramad. Siin ei lähe katus kitsamaks. Joo. Kõik on kohal. Jõudsime Rovaniemi. Õues on 10 kraadi. Helsingis oli 20. Lähme edasi.
Üks meie auto. Teine. No mingi veerand tundi ja autot käes. Nii, alustame sõitu Kiruna poole. 341, seal paneme uue sihtmärgi, meie autojuht Sigmund. Siin on meie täisauto, ma loodan, et paistab. Aivar seal taga, vaikselt kägaras. Tagasi tulles on kola vähem. Söögi oleme ära söönud, joogi ära joonud, aga see-eest loodame, et on kala. Sõidame siis Kiruna poole. Üldiselt on selline igav tee kuni Norra piirini välja. Mitte midagi huvitavat ei ole. Vahel mõni põhjapõder jookseb üle tee. Rootsi. Tornio jõgi. Küll siin võib kala olla. On ka. Väike peatuskoht jõe kaldal. Äge jõgi. Siin on kindlasti lõhet nende kivide taga. Puravik. Veel puravikud. Ja veel puravikud. Äge ilus vanaaegne sild. Давай, так ловим, блокаем. Что за колбаски? Это есть олень вместе с косулей. Косуля, олень вместе. Põder ja kits. Сосиски, полотышки. Эти тоже олень, чистый олень. Одни есть с сыром, одни с канапе. Это как это? Да, комиссия оценит. Канапе не то, это что-то другое. Канапеньо. Халапеньо. Халапеньо, есть. Халапеньо. Это есть с сыром. Ее надо теплый кушать. Ну, сыр. А канапеньо, сейчас найдем. Ну, это что осталось сыр, да? Väga hea. Näed on tumšaa selle kalapenjo, tumšaakas. See ma oleks sarjale kalapenjo. Võtsid. Pead lampadki помазать. Lätlased on kõvad jahimehed. Я говорю, чтобы все охотники, поэтому у нас такая закуска. Осторожно, канапеньо. Kalapenjo? Что-то сыр, это сыр. Väga hea. Ussuди, ты не бай глава бусы сыр, это уссуд. Ну, это чистый олень. А это Nädala jooksul hakkame kala sööma palju, siis enne sööme vorsti. Niimoodi Vitamiine. vitamiinami только. Не зря эстонцы наши братья. Все правильно. Terviseks. Hommikust, tere hommikust. Võtad viinamarja mahla. Jaa, nii palju kui arst ette kirjutas. Jah. Hommik peab ikka ilusti algama. Päike särab, ilus loodus, mõnusad vorstid on grillil, sõidame Norra kalale. Mis sa hing veel tahad? Ja elu jälle naeratab vastu. Nii, nüüd on jälle rahvusvaheline International Commission ja me maitseme täna vorsti. Ojarsi lastud hirm, põder, kits, kalbassuk todjelol. Ну, homemade. Homemade. Nagu kuulsite, kodus tehtud.
Попробуем и скажем. Будем требовать рецепта. Нормально? Очень хорошо сделано. Joo. No oliko Ossis teitä, kun Joo. Nii nuga ei ole, ma maitsen seda jämedat vorsti. Это из чего сделано? Это есть олень вместе с косулей. Õigus. Põdra ja kitsevorst. No, А сала никакого нету. Есть немножко домашнее Oi, jah. сало. Вот. Seapekki on ikka pandud ka. Et se on hirve ja kitse. Только А, домашнее. täpsustame. Hirve ja Специально kitse ja natukene seapekki. Немного но sala. домашнее. И он вареный перед этим, и сейчас только. Enne natukene kuumutatud ja nüüd on grillil soojaks aetud. Сочный. Mõnus mahlane. Дайте Тут там был, да? Retsept знаешь? Не знаю, я сам делаю. Hakkame tegema vorsti. Hea küll, sööme. Pohjapõder on tee peal ees. Isoimmat hitit, joku Summer, kyllä sä tiedät. Kyllä mä tiedän. No, Ütle, kes on siin valitseja. Jah, peab ettevaatlikult sõitma, see tohlakas võib ju veel tee peale tulla või ette hüpata. Siin tuleb rohkem neid. Mä oon tykännyt tosta levystä tosi paljon ja vois melkein sanoa, että mä oon vähän obsessed. Toi on niin totta, koska musta tuntuu, että se on Ilus loom. Näe, kui ilusad loomad. Söövad, mis neil süüa on. Puuletti. Laseb pabulaid samal ajal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja numbrid on kõrvas. Kõik on loetud.
minu selja taga ongi Andoria saar. Läks aega, mis läks. 15.32. Hommiku 7:30 olime rongijaamas ja nüüd siin. Sadul on juba kange, aga nüüd on veel sõita ümber saare, sest siit otse ei saa. Mingi 40 minutit veel sõita. Sinna lant visata on kalad kindlalt otsas. Ja muide, Andoria saar on Norra kõige mägisem saar. Meie rahvuskaaslased ei ole kõige viisakamad olnud. Peldiku seinale on märk jäetud. Ja ega lätlased ka targemad ei ole. Oleks vildikas, kriipsutaks maha. Piinlik on. Yeah, wow. Hi. Hello. Hello, I'm YouTuber, you know? No good. Why not? Hello. Hello, I'm Aivar. Harjan. On teise päeva hommik ja nüüd sõidame kalale. Hirmus tuul on, siin ei paista, siin on varjus, aga no vaatame. Vaevalt ma mere peal midagi rääkida saan, sest tuul puhub mikrofoni sisse, aga loodame, et saab mõne ilusa kalavõttu pildile. Majad. Niimoodi püüame. Paneme väikese kala otsa, filee, mis me oleme enne püüdnud. Ja siis mööda põhja vaatame. Lumpenstein. Возьми. Белая рыба. Вот такая фигня у меня ушла. Это ужас, это морской ужас. Сюда, только на камеру повесь. Nii, minu sünnipäevatort paltus tomatimarinaadis. Ja kuidas teeta moi tort dien rождения? Casino. Ja siin tuleb pidulik sünnipäevasupp. Frikadellisupp. Nice. Burkani? Burkani, jaa. Porgandit. Kuse, nii. Kartofeli. On buljon. Buljon. Buljon, just. Ota suurukka. Tuleb aus frikadellisopp. Da, ensimmäiseksi
Я выключаю. Ой, ну что? Она дойдет? Там все дойдет. Через 15 минут включаемся. Oh. Nii, eilsed rapped lähevad merele. Peene spinninguga, ega ta mingi väga suur ei saa olla, lihtsalt see ta liigub siiski. Ilus. Väga hea. Rõõmustain.
Kõigil kolmel on kala. Aga mina filmin, ma ei saa enda oma välja võtta. Jah, kõigil kolmel on kala. Seda ei juhtu tihti. Lump. Mõlemal on lump. Eks mul ole ka. Ja ma näen. Vot selline elukas. Ei midagi suurt. Eestlased nimetavad seda ka merelutsuks. Selline ta on. Samasugune. Nii, Aivaril on lange. See on nagu haugi moodi vend. Oho, ilus loom. Väga ilus loom. Слышишь, как у него воздух выходит? Хрена себе. Silmamunad peas punni. А, нет, вечером у нас мясо. Alammõõt on 50 senti.
Tursk. Tursk. Это тоже стоящее дело, да? Ага. Надумал скушаться. Оса. Рома. Ну, громадина какая, а? Уже. О, теперь пикирует. Опа. Укус, гости. Kuva tiiruga tuleb täna. Kaiva. Hi. Hello. 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 Oh, ciao Sisu. Ciao. О, Берем самое лучшее. окей. Käid fileerimistööga taha. No Aivar, mis muljed on viimase päeva õhtul? Kahju, et ainult viimasel päeval nii hästi läks meil. Jaa. Kõik päevad olid tegelikult head. Ilm kiusas meil paaril päeval, sel päeval ei saanud üldse perele, sest oli torm. Aga kala ikka saime. Kala saime. Teistel päevadel. Jah. Nii, puhastame kalad ära ja et sellise väikese merehundi sain ma täna veel. Ja siin on see lange. Ma arvan, see lange tuleb sõnast pikk. Sest ta ongi pikk. Noh, on teil umbes ette? О, турсапea. Я ты, сегодня без ноги почти остался, надо смотреть. Это залез в лодку и сразу мне вот ногу, так, вот сразу. Я думал, что, уже все. Этот? Да. Как он опустил, не знаю, но мне сапог уже дрявый, пробовал в воде. И нога долго пульсировала. Он там что-то мне, буду смотреть потом. Я там 20 минут снимал с крючка, а потом снял, aias по дороге. Kui te aru ei saanud, siis rääkis, kuidas see tõmbas selle kala paati ja lõi hambad kummikusse. Pole elajad. Ой, посмотрим, что там у него в желудке. Хорошо, я думаю, какой крабик будет, наверное. Vaatame, mis sellel elukal maos on. Смотрим, сейчас смотрим. Давай, чуть-чуть порезал, лучше не так. Будет много этих. Так, сейчас, секунду. No, marjava. Икрой. Да, если это смотреть, препарировать, то сейчас смотрим, что у нас. Значит, у нас здесь что? Teod. Улитки, крабы. Да, маленькие крабы. Крабы? Krabid, jah, enamasti on krabid. Да. Ну, все такое.
head kala. Hitchcock. Яка на нос винула. Так, дали прикурить парням. Попросили, я шел мимо, попросили прикурить. You shall not eat it. Kalamehet tõmbavad suitsu. You know, professional. Ты гонишь профессионалист? Зиги, выдыхай, а то не взорвешься. Ой, Miljonäär. ja. Elpo, Zigi, elpo, tu sarkans jau paliec. Cik cigar? Light. For ladies. Only for ladies. Hyvin kvarmetan päälle, laita suaksi. Joo, se on päällä. Okei. Kaikessa käteessä ruskutella. Okei. Sitä on sitä kärjestä liekka. Jah. A kui me smutsast on fiksu? Vedaj двигатель. Муцер какой повесил. Пиво было хорошее. Жалко мало. Так, ja saabki läbi meie ilus kalapüüginädal. Lõpetuseks me enne kojusõitu viskame alati merre mõned mündid. Ise lõime selle traditsiooni, et siis sellega nagu anname lubaduse, et me tuleme siia tagasi. Ja tõepoolest, seal on käidud, mina olen käinud seal aastast 2007. Terje Hanseni sõnul olen ma esimene eestlane, kes sinna saarele tuli ja mina tõin need lätlased sinna ja nüüd need käivad seal. Ja jätkubki kodusõit mööda ilusat Norra maastikku.
see on ikka ebaõiglane, kuidas ühele maale on nii palju ilu antud. Ja juba paistabki Andoria sild. Jätame Andoria selja taha ja kulgeme veel mõnda aega mööda kaunist Norra maastikku. Väike hingevärin on sees, et kui jõuame piirini, et mis siis saab, eks mõnel mehel oli seda kala natukene rohkem kui lubatud. Aga nagu tulles, nii ka üle piiri minnes, ei tundnud keegi meie vastu huvi, mida me toome või mida me viime. Ja Rootsi teed on juba natukene igavamad. Tornio jõgi on ilus küll, aga see saab läbi ja hakkab jälle üksluine tee. Ja nagu ikka, töllerdavad põdrad tee peal ees. Aga noh, selline see loodus seal on. Ja olemegi peagi Rovaniemi raudteejaamas. Ciao. Ai, det måste tur. See you next year. Yeah. No meie nädalane kalareis hakkab läbi saama. Autod tulevad rongist maha ja läheme laeva ja olemegi kodus. Igal juhul väga lahe oli.